Tere tulemast Musta kassitara lugemisse Kaalud. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 24–30 august. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No teil on siin mõõkasid nii, et ohoo. Ja 1, 2, 3, 4, 5 mõõka. 5 mõõkade kaarti 7. Mõõgad on üks võitlus ja õiguse tagaajamine. Aga vaatame otsast peale. Mõõkade 5 räägibki kohe võitlusest, et ta räägib sellisest võitlusest, et te võite selle võitluse võita, aga selle võidu hind on liiga kõrge. Pärast kahetsete, et üldse võitlusesse asusite, nii et olge ettevaatlik, võib-olla pole vaja seda võitlust alustada. Edasi tuleb mõõkade rüütel. Mõõkade rüütel räägib sellest, et tuleb teha plaan. Ja ennem kui tegutseda, on vaja korralikku plaani. Mõõkade kaardid on väga tugevad igasugustes seadustes, paberimajanduses, kõiges selles. Et tehke plaan. Mõelge läbi, enne kui midagi tegema hakkate. Siis tuleb viimse päeva kohtukaart. Viimse päeva kohtukaart räägib sellest, et millessegi, mis on soiku vajunud, puhutakse uuesti elu sisse. Midagi, ta on nagu uuesti sünd. Midagi, mida te mõtlesite, et enam ei toimi, hakkab toimima uuesti. Mida te surnuks pidasite, ärkab uuesti ellu. See võib olla mis iganes, see võib olla mõni projekt, see võib olla mõni suhe, tuleb mõni vana tuttav kusagilt ilmub välja. Et puhutakse elu sisse millelegi, mis tundus, et enam elumärke ei anna. Edasi tuleb mõõkade 7. Mõõkade 7 on kavala müügimehe ja varaste kaart. See on selline kaart, kus keegi tahab teil nahka üle kõrvade tõmmata. Kas rahadega tüssata, teile müüa midagi, millel on varjatud vead, mõne idee ära varastada teie tagant. Ta võib ka füüsilisi vargusi tähendada, et keegi teie varale näpud külge ajab. Et nende telefonipettustega on praegu hästi, see on nii aktuaalne teema, et olge siis ettevaatlik, kui teile helistatakse, ärge siis jätke, andke oma pinne kellelegi, ärge laske kedagi oma varale ligi. Et sellel nädalal erilist tähelepanu. Sellele, mida ostate, et ei ostaks mingit jama, ei saaks pärast petta. Mida teile lubatakse, kaaluge enne mitu korda, kui nõustute. Ja nii edasi. Siis tuleb teil siin jälle mõõkade kaart, see on mõõkade äss. Mõõkade äss ütleb, räägi oma tõde. Aga kaalud ongi väga oma tõe eest väljas, nii et siin teile mingit üllatust ei ole. Et rääkige oma tõde, kui olukord seda nõuab, siis kindlasti oma seisukohta avaldage. Et kuidas teie seda asja näete? Et rääkige välja. Siis on veel üks mõõkade kaart teile siia välja tulnud, mõõkade 8. Mõõkade 8 räägib sellest, et te tunnete ennast lõksus olevana. Et asjad ei liigu teie nagu nii kiiresti või sinna suunas, kuidas te tahate, tunnete, et ei saa liigutada, ma ei tea, keegi ahistab kusagil, pigistab. Mulle pigem tundubki see, et asjad ei liigu piisavalt kiiresti teie jaoks. Aga see on tunne, et te nagu olete oma silmad kinni pannud ega taha näha seda väljapääsu. Tegelikult, kui te seda kaarti vaatate, kass istub siin, mõõgad on selja taga, ei ole mõõkasid, mõõgad on tal ümberringi. Aga selja tagant teie on vaba. Kui te nüüd oma silmad lahti teete, siis teie näete ka seda väljapääsu sellest olukorrast. Mis iganes teie ellu on praegu veerenud. Ja viimane on siin müntide rüütel. Müntide kaardid ongi meie sissetulekud, meie raha ja meie töö. Müntide rüütel, nagu ka mõõkade rüütel, räägib sellest, et ajastus on peamine, et valige oma hetk targalt, enne kui tegutsema hakkate. Jah, tehke plaan, ma ei tea, nii palju mõõkasid. Jah,
Eks seda võitlust võib teie elus nüüd tõesti siin lähitulevikus ette tulla. Mina ju ei tea, mis olukorrad teil seal valitsevad, aga te saate sellega suurepäraselt hakkama. Räägite oma tõde, seisate iseenda seisukohtade eest ja see lõksus olemise tunne on näiline, et tegelikult on väljapääs olemas. Väljapääs on üldse igast olukorrast olemas. Ja miski, mida te surnuks pidasite, ärkab taas ellu. Selline lugemine tuli teile, armsad kaalud. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.